Tere kõigile! Oma YouTube'i kanali algusaegadel 3 aastat tagasi rääkisin ühes videos juba soojast kõrgpeenrast, mille tegin kõnnitee kivide jääkidest. Üldiselt nimetatakse selliseid peenraid soojadeks sellepärast, et nende õige toimimise aluseks on jämeda ja peene orgaanika lagunemisprotsess, mille käigus eraldub palju soojust. Pange tähele, kui palju värsket niidetud muru soojeneb. 70 kraadi, see pole nalja aasi. Kui gaas peaks äkki ära kaduma, saab sellel isegi sooja toitu valmistada. Ja oma soojas peenras otsustasin kasutada veel üht asja. Nimelt kivi omadus päeval päikese soojust koguda ja seda jahedal ööl ära anda. Ma arvan, et paljud on märganud, et taimestik massiivsete kivide läheduses kasvab palju jõulisemalt. See ongi just sellega seotud. Meie tasandikul on looduslikke kive vähe, seetõttu otsustasin need asendada tehiskividega. Selleks sobib näiteks tänavakivi. Tol ajal oli mul veel üks eesmärk – kasutada ülejäänud kivid ära, sest ära visata oli neis kahju, aga kõnniteed oli juba piisavalt sillutatud. Õnneks ei olnud vaja ka barrikaad ehitada. Evolutsioon meid ei ähvarda. Poliitikas on meil kõik nagu alati rahulik, sest diktatuur on meie kaubamärk. Efekt ületas kõik ootused. Sellel teemal tehtud video kogus minu YouTube'i kanali tollase nooruse tõttu vaid tagasihoidlikud peaaegu 40 000 vaatamist. Ja seetõttu ei õnnestunud seda väärtuslikku teavet viia tõesti laia aiapidajate ringini, keda on miljoneid. Ajakirja Samsede Master lugejatel vedas rohkem. Toimetaja nägi kohe asja tuuma ja kirjutas video põhjal artikli. Muidugi, see teeb mulle rõõmu. Tuntud kirjastuse tõsine ajakiri hindas seda ideed. Aga ma tean, et ikka veel on inimesi, kes ei tea, kuidas saavutada maksimaalset tulemust, eriti riskantse põllumajanduse piirkonnas. Milline on minu kodumaa Valgevene kliima, mida veel hiljuti kutsuti igavesti roheliste tomatite maaks? Оба-на! Ну, не знаю. Нормально для белорусского. Aga ajad muutuvad ja ma murran stereotüüpi, et meie valgevenelased sööme ainult kartulit. Mitte ainult, me sööme ka peeti, porgandit, kõrvitsat. See tähendab, et kui vennasrahva naabri ametkonnad äkitselt kehtestavad embargo, jättes oma kodanikud ilma suurepärasest delikatessist, ja sooja peenardega saame me oma toidulauda veelgi rohkem laiendada. Naine oli tubli ega lubanud piirduda vaid ühega, vaid nõudis, et järgmine tehtaks punasest tellisest ülejäänud materjalist ja eelmisel aastal peenar valgest tellisest jääkidest. Seetõttu, et jagada hästi tõestatud meetodit veelgi rohkemate aednikega ning rääkida muudatustest, mida nende aastate jooksul oleme teinud, pakun vaatamiseks uut videot. Nii-öelda meetodi uuendus. Eelmistel peenardel kaevasin ma liiga sügavale, mistõttu kadus palju väga väärtuslikku jänedat ja peenikest orgaanikat. Putru võiga ei riku. Aga laiandusressursside ratsionaalset kasutamist pole keegi tühistanud. Aga püha koht ei jää kuragi tühjaks. Ja meil asus küüditatud mutide elupaika ülbe hiirerahvas. Mutid lihtsalt kaevasid tunneleid, aga hiired käitusid täiesti häbitult. Nüüd teevad nad sagedasi rünnakuid ja himustavad pinnal kasvavaid köögivilju. Ja kui õnnestub pikali heita ja päikest võtta, siis imestad nende jultumuse üle. On ka pluss. Urud on sügavad ja soojad, seetõttu ei tahtnud sügisel ja talvel hiired üldsegi majja tulla. Just selline plaatide või telliste paigaldamise viis on üllataval kombel end väga hästi tõestanud. Selle võtte nägin ma mingis Ameerika videos. Nii tehti peenart, mingit segu ei kasutatud. Kasutatakse gravitatsiooni põhimõtet. Maa kui massiivsem keha tõmbab enda poole vähem massiivset keha ehk tellist. Ma arvan, et see ei ole Ameerika leiutis nagu Elon Muski Tesla ja SpaceX. Sellisel juhul seisab kõik üsna kindlalt. Üldiselt saab uue sooja peenra loomist suurepäraselt ühendada õue korrastamisega. Mul läksid suurepäraselt kasutusse Vadonovi kõlbmatud lauad. Kõlbulikud läksid voljääri põrandaks, aga kõlbmatud sooja peenra kõige põhja. Need ei lase maa sügavustest külma sisse ja toimivad väga jämeda orgaanikana. Samuti kasutatakse jämeda orgaanikana poolmädanenud küttepuid puuriida alumisest reast. Väga hästi sobib koor. Võib kasutada ka põõsaste ja puude lõikamisest saadud multsi.
Kõik kaetakse eemandatud mullaga. Seejärel liigume vähem jämeda orgaanika juurde, mida võetakse kompostri pealt. Kõik kaetakse jälle mullaga ja kastetakse korralikult. Seejärel kasutatakse kompostri sisu kesk- ja alumist osa, mis on peenorgaanika ja puhas huumus. Aias tasub töötada ilma üle pingutamata. Kui päeva jooksul ei jõudnud kõike ära teha, pole midagi hullu. Homne on uus päev. Püüan järk-järgult muuta mõningaid Nõukogude aja jäänusaid, kui töö mõõdupuuks peeti väsimust. Hea, mis Nõukogude Liidus pärit, tasub aga vastupidi üle võtta. Ja õhtut võib veeta valmistades midagi väga maitsvat, näiteks pulbana ja kiška, nii kutsume meie kartulivorste. Peenrast võetud mulda segame vastupidises järjekorras, kui seda välja võtsime. Ehk kõige viimasena paneme peale mätakihi. Nii ei toimu bakterite vahetust mulla alumistest kihtidest ülemistega. Sellist vahetust peetakse loodusliku mahepõllumajanduse jaoks kahjulikuks. Mulemotionid üritasid küll tagasi tulla, kuid okupandid tõrjusid nad kiiresti eemale. Oma võitlusega provotseerisin ma annekteerimise. Laiendasin hiirte kuuri valdusiga aeda. Kas tasub hiirtega aias võidelda, pole me veel otsustanud. Lõppude lõpuks soovitab Eiva kõigil elada rahus ja üksmeeles, kui rahvaste vahel on häguste poliitikute ja oligarhide tõttu praegu üha rohkem vaenu. Vähemalt loomadega tuleb sõbrustada. Mina annan neile toitu, nemad annavad mulle sõprust ja abi. Hoolimata sellest, et peenra kallal on veel mõningaid töid teha, ma pean laskma naisel istikuid maha panna, sest ma ei suutnud taluda kriitikat minu pika venitamise kohta enne tööde alustamist ja sellest tingitud tähtaegade ületamist. Istikud on oma kohal ja mina jätkan. Lauad on soovitatav hööveldada või nagu mina töödelda nurklihviaga, rahvakeeli relakaga, kasutades lamellketast. Või katta ka kaitse antisettilise vahendiga. Tänapäeval on nende valik suur. Video esimesest peenrast postitasin ühte sotsiaalvõrgustikku, kus on väga loovmõtlemisega seltskond. Siis tekitas postitus tohutu vastukaja. Ja paljud ennustasid, et sellised teenrad ei pea poolt aastatki vastu, sest tuleb betoneerida, armeerida ja nii edasi. Aga esimesed peenrad võtavad juba vastu 4. hooaega ja diivanikriitikud panid puusse. Alumisi telliseid hoiab maa paigal. Ülemist hoiab maa ja laud, seega see ei saa laiali laguneda. Betooni ja mörti ei kasutata, järelikult ei saa ka midagi praguneda. Vanu ainult laudadega ääristatud peenraid muutuvad kasutuskõlbmatuks ja ma pakkusin naisele välja, et vahetame lauad uute vastu. Aga tema ütleb, ei, otsi telliseid. Ja ma juba kahetsen, et 10 aastat tagasi keeldusin 500 tellisest, mida naabel pärast oma ehituse lõppu tasuta ära andis. Häi, kes meis üldse armastuse orgaaniliste peenarde vastu sisendas? Näes minu ratsionaliseerimist, otsustas ta nüüd üldse telliste nimel ohverdada oma maamaja vana keldri. No ja õige ka, milleks kelder kui saaki on vähe?
Väljaspoolt keeran isekeermestavate kluvidega kinni. Seespoolt kasutan nurvikuid jõugustega kappide kokkupanekuks. Eelmised peenrad olid pikemad, seetõttu tegin mitu keskset sidet armeerimisjäägist, millel olid keevitatud mutrid. Selles peenras proovin ilma nendeta. Sellised lood, või õigemini sellised peenrad. Seega pange suur pöial püsti. Jagage seda infot kõikjal, kus võimalik. Tellige minu kanalit. Vajutage ka kellukesele ja siis hoian teid kindlasti kursis. Aitäh!